Tervist, mina olen Illar Kohvina. Vaata, täna on laupäev, 31. august aastal 2019 ja noh, homme on 1. september. Mõningad koolid alustavad homme aktusega, mõningad alustavad 2. septembril ja näete, kreegid on kenasti juba niimoodi valmis, eks ole. Ja siin roosid kenasti õitsevad. Aga millest ma tahan rääkida on tegelikult see, et eile siis avaldati Reformierakonna eestvedamisel, kuidas öelda, umbusaldust Jüri Ratasele. No see ajab ikka täitsa naerma juba sellepärast, et noh, see on täielik idiootsus, eks ole, millega tegeletakse, et väga hästi ju teatakse seda, et nad ei saa neid umbusalduseks neid vajalikke hääli kokku, et umbusaldada, sellepärast, et kes peaks olema see tola, ühesõnaga, et kes hääletab nagu oma vastu ühesõnaga. Et noh, tulemuseks oligi nii, et 40 oli nagu umbusalduse poolt, 55 vastu ja nii see jääbki olema, sellepärast, et kuniks praegune valitsus on võimul, nii ka selline jääb, et ei lähe umbusaldus läbi. Nii ütleb ka meie Norri. Aga nüüd vastukaaluks ma teen ettepaneku Riigikogule ja valitsusele, et võtke Riigikogus kätte ja viige läbi selline küsitlus, nagu eile Jüri Ratast küsitleti seal Reformierakonna poolt. Aga nüüd vastupidi. Nüüd Reformierakond tuleb hakata vastama selle küsimusele, et kuhu kadusid need VEB-fondis kadunud miljonid dollarid, eks ole. Et kuhu need läksid, sest et rahvasuu ju räägib juba ammu ja et need kadunud VEB-fondi miljonitega pandi alus Reformierakonna loomisele. Ja need jäävadki nii kauaks jälle rahvasuus nagu kõlama need kuulujutud, kuniks ei ole nagu ametlikke vastuseid saanud, et mis pärast seda ametlikult sellist vastust ei anta, et nüüd ongi vaja, et Riigikogu peab hakkama esitama reformierakondlastele küsimusi nende VEB-fondis kadunud miljonite dollarite kohta, ühesõnaga, et see on ikka peamine asi, mida rahvast huvitab ja sellele tuleb vastused anda, aga mitte ei ole niimoodi, et võtame kätte ühesõnaga, et kustutame selle teema ära, et teema on aegunud, et rohkem ei arutata. Aga see on ju kuritegelik asi, et kui nii suured summad on kaduma läinud, et siis on vaja seda asja ka arutada, et igasugused umbusaldusavaldused Jüri Ratasele praegusele valitsusele, no see on niisugune laste ja mäng, ühesõnaga, et kes saab võimul olla, kes ei saa. Et rahvast see asi ei huvitagi rahvast, ühesõnaga. Et rahvast huvitab ikkagi see, et kes on need vargad, ühesõnaga, kes varastavad suuri summasid, ühesõnaga, ära, et nagu VEB-fondist kadunud miljonid dollarid, see on ju suur vargus, ühesõnaga, et kunagi, kui see Arto Aasmäe alles elas, et tema nagu ütles meedias välja, ühesõnaga, et need VEB-fondi miljonid dollarid, et viis vist välja, et üks juhtiv reformierakondlane, noh, aga kes ta oli? Avalikustega see nimi. Ja siis nüüd Siim Kallas on juba jälle öelnud, jälle mingisugust asju juba vihjeid andnud sõnaga ja nii, et aeg on see teema päevakorda võtta ja see asi rääkida, see on palju tähtsam kui mingisugune umbusaldus. Et nüüd võivad need sotsiaaldemokraadid või kes tahes hakata uut umbusaldust nende Helmedele avaldama. Noh, minul ei ole selles Helmedes sooja küll, ma ei Martin ega Mart Helmest, et minu küsimuste nad vastanud ei ole, et aga noh, kui nad valitsus on, olgu, mind nad ei sega ühesõnaga. Aga nii, et lõpetage see loll umbusalduste avaldamine ja avalduste häälte kerjamine, selle asemel hoopis avaldage neid asju, mida on tõeliselt vaja, mis rahvast huvitab, ühesõnaga, et nii ütlen mina, Illar Kohvina. Tšau!